Millised on kõige suuremad muutused, mis on toimunud kahe hooaja vahel olid eelmise hooaega selleks aastaks? No meie võistkonnas on lahkunud meie üks eelmise hooaja liidreid, Anatoli Tšeslov, kes läks oma koduklubisse Sankt-Peterburgi tagasi ja tema asemele on tulnud ehk liitunud meiega Valgevene mängija Ivan Telepnev. Koosseisus on toimunud väiksed muutused. Meil on läinud vanim mängija ära Marko Stadenovski ja mängutarkust on nüüd meil juurde tulnud, tuli Uku Tanelast, mis annab meile kindlasti väga palju motivatsiooni. Ta nagu on hästi toetav ja temaga on hea trenni teha. Kõige suurem muutus on, ma usun see, et lõpetas meie Raudvere Kristo Järve mängimise ja et meie põhiväravat ja koondise esiväravat Rasmus Ots siirdus Saksamaale. Põhimuutuseks on tegelikult võib-olla võistkonna ühtlustumine, ütleme vanuselises kontekstis, et mõned vanemad mängijad meil siirdusid järgmistele huvitavatele kohtadele tegutsema ja tegelikult on nüüd suhteliselt ühevanune sats. Noored kogemust kindlasti vähem, aga ma loodan, et selle võrra tahtmist rohkem. No eks me läheme jälle nooremaks ja läheme kogemuste korjamise peale välja ikka seal meistriliigas ja ma ei näe isiklikult suurt mõtet mängida esiliigas, sest kahe liiga klassi vahe on olemas ja need noored mehed, kes suudavad selle kaela kandma hakata selles meistriliigas, nendest saavad ka mängijad ja see juba tõestus on selles, et järjekordseid mängijaid tahetakse teistesse meistriliiga klubidesse saada. No suurim muutus on treeneri vahetus, ehk siis ma olin eelmine aasta küll seal õpipoisi rollis abitreenerina. Nüüd sellest hooajast ma võtsin peatreeneri kohustuse. Kristo Järve tuli ka nagu appi, helistas, võttis ise ühendust ja ütles, et ta tahaks nagu treenerina ise areneda ja siis võistkonnas Tarmo Ulla, Priidik Neps, Aivar Paist, kõik liikusid siis esiliigasse. Saime juurde Raigo Pennula ja Gert Liinat ja HC Tallinnast. Siin läbirääkimised veel on pooleli kahe tapamängijaga ja siis Andre Silt liikus siis Arukülast üle. Vast ongi Janar Mäe liitumine HC Kehraga ja pikaajalise väravahi Mikola Naumi mitteliitumine sellel hooajal, et asendasime tema noorema väravahi endise Kehra mängija Kristjan Käbiga ja samas ka tagaliinis saime natuke kogemust juurde, et see oli vast meil kõige rohkem eelmisel hooajal puudu, et oli selline noor koosseis ja võib-olla olid uljad mehed ja nüüd on natukene kogemust seal tagaliinis ka. Mida sa Janarilt selle hooajal võib-olla ootadki rohkem? Pigem ootan temalt sellist asja, et ta oleks nagu eeskujuks meie noortele, et ta on pikaajaliselt mänginud siin Bundesliigas, et 8 aastat ja kõik noored nagu kuidagi teadsid teda, aga polnud kunagi näinud, et nüüd tuligi Kehrasse tagasi ja esimesed kuud, mis ta siin on olnud, et see on väga positiivne just nagu noorte mängijatele eeskujuks olemisel, et see on minu jaoks tema, mis ma nagu ootan. Kas võib-olla on kedagi oma noortest, kelle esile tõusuda selle hooajal ootate? Üks on siin kindlasti, kes täna juba siin selle üritusel on, et on Vahur Oulup, et kuna juba 2 klubi tahtsid aga Eestis neid endale saada ja nad seekord ei saanud, et ma arvan, et nii mõnigi veel kerkib üles ja seal neid nooremaid, need, kes hakkavad kaela kandma, võivad mõne aasta pärast, neid on meil päris mitu. Eks ma ikka ootan, igal aastal ootan. Eelmine hooaeg oli meil Karl-Erik Uibo, kes tegelikult läbi hooaja hästi mängis ja tema hooaeg lõppes väga õnnetult viimases mängus, et nii on, aga jääme lootma, et kerkivad uued mehed esile. Kindlasti kõik, kes on liitunud meiega, just Raigo Pennula, Gert Liinat, nendelt ootan sellist avanemist, enesekindluse leidmist, et nad olekski stabiilselt, hooaja lõpuks stabiilselt sellised, ma julgen pakkuda 5-6 värava mehed, tean, mida neid oodata. Siim Patrel on küll juba päris kõrges eas, aga väravai kohta samas on ka temast vanemad väravat, et tema on kindlasti, kes on tõsiselt tahtmist täis, ma pole kunagi ta näinud sellist hooaja ettevalmistust tegemas ja temast saab üks liider, ma arvan, ning enda noormängija, Viimsi noormängija, Karl Mihkel Seenma, kes on varsti pea 2 meetrit pikk ja pea 100 kilo, et tal on nagu füüsilised eeldused kõik olemas, et ta saaks ka sellise oskused juurde ja enesekindluse juurde. Keda sa ise pead oma suurimaks konkurendiks just kodusel maastikul meistriliigas? Suurim Serviti kindlasti. Nad on eelmise aasta võitjad ja päris mitu aastat juba väga kõvad mängu mänginud. Ka Balti liigas mängivad hästi ja
proovime samamoodi. Ma tahan ise mängida kindlasti finaali koha pealt ja tahakski võita, aga kui ei võida, siis ikka head lahingut anda. Eks ikka Põlva. Ja vaatasin ka siin hooajaeelseid mängu, et Tallinn on ka väga hästi siin kosunud, et Uku Tanel on uue hingamise saanud nii-öelda võrreldes eelmise aastaga. Ja loomulikult, kui meil on ka koosseis näinud ise ka nooremaks, siis vaatan siin teisi koosseis, et tuleb, ma arvan, päris huvitav hooaeg see aasta Eesti meistriliigas. Ja ma arvan, et eks ikka siit peab vaatama nii HC Kehrat kui ka HC Tallinnat ikkagi suurimateks konkurentideks, et Viljandis on nüüd suured muudatused olnud, et Viljandi on nagu peatreener, nende enda peatreener Marko Kokski ütles täna, et natukene küsimärgiks. Eks me võtame, nagu ma ennem ütlesin juba seal seda hooaega nagu mängult siin, et ja vaatame, kuidas meil need noormängijad sinna võistkonna sulanduvad ja kui palju nad nagu seda enesekindlust saavad selle hooaja käigus seal ja miks mitte nagu kevadel play-offides ikkagi mõelda sinna medali peale. Ega meil tegelikult jõuvahekorrad väga palju muutunud ei ole, et ma loodan, et kõik nagu võistkonnad pingutavad selle nimel, et nagu üldtase tõuseks. See on nagu kõige põhilisem.